Kuidas vulkaanid purskavad? Koola ja Mentuse katse. Tere sõbrad! Täna me teeme katset. Vaatame, kuidas Coca-Cola purskab või sinna sisse panna Mentost. Nagu vulkaan, jaa, väga äge. Aga kõigepealt, kuidas vulkaanid purskavad? Maakoore all vahevöös olevad kivimid ehk magma on vedelas olekus ja pidevas liikumises. Vulkaani lõõri koguneb palju gaase, mis trügivad maapinnale. Gaasid põhjustavadki suure rõhu, mis põhjustab plahvatuse ja vedel laava hakkab välja voolama. Jahtunud ja uuesti kivistunud laavast saabki vulkaani külg. Mida kõrgem vulkaan, seda rohkem laavat on ta välja pursanud. See on meie vulkaan. Nüüd, miks Koola ja Mentos kokku sattudes purskavad? Sa kindlasti arvad, et Mentoses on mingi aine, mis tekitab koolaga kokku sattudes keemilise reaktsiooni. Nii nagu meil sooda ja äädikas omavahel reageerisid. Mälestad? Aga tegelikult ei ole Koola ja Mentose tekitatud purse mitte keemiline reaktsioon, vaid lihtsalt füüsikaline nähtus. See tähendab, et nende kahe aine kokkusattumisel ei teki mitte uus aine, vaid samad juba olemasolevad ained sätitakse lihtsalt natukene teisiti ringi. Gaseeritud jook on täis lahustunud süsinikdioksiidi gaasi, mis moodustab sidemeid veega. Kuni koola on pudelis, hoiab rõhk gaasi lahuses. Selleks, et mullid saaksid tekkida, peab süsinikdioksiid iseendaga reageerima, mis tähendab, et midagi peab purustama süsinikdioksiidi sideme veega. Selleks tulebki appi Mentos. Kuigi Mentose komm võib meile paista pealt üsna sile, siis kui seda mikroskoobi all vaadata, on näha, et selle kogu pealmine kiht on tegelikult krobeline ja see krobeline kiht aitabki süsinikdioksiidi ja vee vahel oleva sideme purustada. Ja nii tekivadki mullid, mis seejärel leiavad ruttu tee pudelist välja. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Tule teinekord jälle!